Ja positiivsetel teemadel me ka tänast saadet jätkame. Nimelt Tallinnas tegutseb Dharamsaal ja see on väga hubane Kundalini joogakool ja keskus Tallinna südalinnas. Ja selle saali looja Sukhdev Kauri oleme palunud ka siia stuudiosse sellest koolist pikemalt rääkima. Tere! Tere! No tegelikult ma küsiksin alustuseks selle kohta, et te olete tegelikult ise pärit hoopis Mehhikost. 2004. aastal tulite Eestisse elama. Kuidas te siia sattusite? Kõigepealt ma tulin õppima kunstiakadeemias, tegin magister ja siis ma jäingi õpetamas ka pärast kunstiakadeemias. Aga mis tegelikult aitas mul eesti keele õppima oli just jooga õpetama. Ma panusin mõned õpilased, kes tahtsid just eesti keeles ja siis ma lugesin nendele kõik instruktsioone ja siis nii viisi hakkas voolama, aga see ei olnud üldse kerge. Arvat on, see olete tõesti väga hästi eesti keele omandanud selle 12 aastaga. Mis siis kõige raskem on selle eesti keele juures? Väga paljud inimesed ei ole seda aastatega üldse ära õppinud. Teil 12 aastaga väga hästi olete ära selgeks saanud. Oi, see on ikka pikk aega juba. Kõige olulisem oli see, et inimesed, ma palusin inimestel aidata, mitte inglise keeles rääkida ja olla kannatlikud ja parandada mind siiamaani. Kui ma õpetan, siis alati palun, et parandage mul pärast tundi, et see on ainuke viis. No kuidas teist üldse sai Kundalini jooga õpetaja? Ma saan aru, et tegelikult te olete õppinud ka arhitektiks hoopiks, aga kuidas te jooga juurde tee leidsite? See oli siis just isegi enne arhitektuuri õppides. Ma olin 16-17 aastat vana, kui ma hakkasin joogaga tegelema ja Mehhikos just sain õpetajaks ja siia tulin esimesel aastal, hakkasin vaikselt õpetama ka joogat. Et see on tulnud juba mitu ja väga kaua. Räägime sellest Dharamsaalist ka, et see on siis selline kool ja mida seal siis õppida saab? Ja, seal saab Kundalini joogat teha regulaarsetes tundides igal nädalal käia või siis meil on ka sellised kursused nädalavahetustel või vahest kord kuus mantraõhtud või sellised intensiivkursused, kus saab ühest teemast, kas või numeroloogiast või joogast üldse sissejuhatav algajate kursused või siis, kes tahab tõsiselt võtta seda, siis saab õppida ka joogaõpetajaks. No kui mina näiteks tunnen natukene hirmu selle jooga ees, et võin tulla teie juurde, et tihtipeale on ju joogatunnid, see tähendab seda, et väga palju inimesi on seal koos, et ma natuke häbenen, et kas võib-olla niimoodi privaatselt saab ka sellisele tundi tulla? Ja ma olen ise näinud, et Eestis tegelikult paljud just kardavad seda grupis olemist. Et mis siis, et ma ei ole kõige parem või siis ma ei oska või ma ei taha laulda. Et paljud siis eelistavad ja tahavad just seda isiklikud tunnid, kus saab omal tempol käia ja teha. Ma saan aru, et üks huvitav teema, millega te olete ka tegelenud, on numeroloogia. Et kas numeroloogiaga saab siis ka kuidagi inimest aidata? Ja karamkriia numeroloogia, seda, mis ma praktiseerin, see on selline väga-väga huvitav teema, mis ei ole ainult joogaga seotud, et see on selline, numeroloogia on selle teadvus. Kõik, see nii-öelda selgroog või struktuur kõige maailma taga. Et need numbrid leiab igal pool ja kõikides situatsioonides, asjadest, taimedest, et see on selline universumi struktuur. Ja kuidas inimesed saavad näha seda, mis on nende anned või raskused või kingitused, mis need teovad, see on näha siis oma sünnikuukaarti, sünnikuupäevad. Et mis on mulle sobilik, mis on teisele parem või raskem. Et need aitavad hästi palju, eriti just väljakutsedes või kriisiolukordadest edasi minna. Ma saan aru, et jooga on tegelikult sisuliselt kõigile, et isegi rasedatele olete te mõelnud, et see on olemas selline rasedate jooga. Ja see on üks olulisemast joogast, ma ütleksin, sest just raseduse ajal hing
ta saab kõik kasu, kui ema mediteerib ja kui ema muutub oma nii-öelda sagedus või oma energia paremas või kõrgemaks. Et see on oluline mitte ainult füüsilisel tasandil, küll on asendid ja hingamised ja harjutused, mis on ema kehale hea ja sünnituseks ettevalmistav, vaid pigem see vaimse osa, et ta puhastab oma meelt, oma alateadvust ja ta saab aidata kaasa sellel hingel tulla pehmemalt moel ja õnnelikul moel, et saab elu alustada siis juba puhtamal ja heal taustal. No, ma ei tea, kas te teate, et teid kutsutakse siin Eestis ka Eesti Kundalini jooga emaks, sellepärast, et te olete nii palju sellega tegelenud, väga palju aidanud Eestis Kundalini jooga õpetusi levitada. Kui vana te üldse olite, kui te ise sellega alustasite? Joogaga. No ma olin 16 või 17 aastat vana ja hakkasin just 18 aastat vana, siis ma olin õpetaja. Ja siis Eestisse tulin, ma ei mäleta, kui vana olin, aga üsna noor ja siis hakkasin õpetama, aga see tuli iseenesest, et lihtsalt see suur soov on jagada seda, mis mind on aidanud ja aga sellega ei ole kunagi hilja vist alustada, et ükskõik kui vana sa oled, ikkagi on nüüd võib-olla just see õige aeg alustada. Jaa, absoluutselt, et see hea asi Kundalini jooga suhtes on see, et see ei ole ainult füüsiline, et see füüsiline ainult 1/3 osa, vaid see hingamine ja see mandra ja see kavatsus, mis on selle taga ja see on kõige võimsam ja sellega saab alustada 70. aastatel ükskõik, see nii vana kui siin sa ise ennast tunned, aga vanadus ei ole. Selge pilt, aga Suhtev Kaur, ma väga tänan selle intervjuu eest ja edu siis Taram Saalile.